kõigepealt suured tänud selle arutelu, debati ja selgete mõtete eest. Aga fakt on selge, et esimene etapp, millega on ju ka valitsus alustanud tööd väga tugevalt, on see, teatud isegi jätkanud tööd kodutarbija kaitsmise osas, et ostujõud säiliks. Ma arvan, et see on väga õige suund, sest kui ostujõud säilib, on ka majandusel elulootust, aga kui suhelda ettevõtjatega, siis tihtilugu ka uusi pakette valides ütlevad ettevõtjad, et neil on halvad ja väga halvad valikud. Et see on tegelikult see, mis teeb murelikuks, et elekter või elektrikandjad on vahend meie majanduse kaitsmiseks. Kõik või väga paljud riigid juba neid samme astuvad ja ma arvan, et tegelikult kindlasti poliitikutena me ei saa jääda oma majanduse vaates lootma sellele, et kuskil kaugel tulevikus jääb mingi investeering tegemata, et need investeeringud jäävad tegemata, kui meie majandus ei toimi. Kui inimestel ei ole tööd ja leiba ja tegelikult mingisugused ettevõtted kolivad Eestist ära. Väga selge kaalutluskoht ja võib-olla isegi rohkem poliitikuna ootaks seda vaadet erinevatest regioonidest, mis meid siis selgelt ikkagi ees ootab. Et me saame aru, et see stsenaarium ja valikud säästmisele, see kõik on selline baasinformatsioon. Me kõik mõistame ja ma arvan, et kõik endast olenevalt ka seda teevad, et vähem maksta. Aga me võime seista valiku ees, kus teatud ettevõtted pannakse kinni ja nende avamise stsenaariumid on hoopis hirmsad. Et riik ei saa ilmselgelt maksta inimestele koju jäämisest raha. See on see kõige halvem stsenaarium. Inimene peab ikkagi omale leiva lauale tooma ja selleks on see vahend ettevõtluskeskkonna näol. Ei ole meil võimalik ka ametkondadesse töökohti juurde teha, olgugi, et ametkonnad kõik nutavad täna ka eelarve tegemise juures, et palgad on ajale jalga jäänud ja see ongi teatud mõttes surnud ring. Nii et ma arvan, et see kurss on õige ettevõtjatele appi minemisest paraku isegi ka olles turumajandusliku mõttelaadiga alati, et turg dikteerib, aga täna see turg on nii moonutatud, et lihtsalt tarbija ei suuda seda kinni maksta. Ja sellisel juhul tuleb ühiskasvast olla ka võiks ettevõtjale, et ellu jääda. Nii et edu kõigile jaksu, aitäh! Nii, aitäh!